Sa meenud mulle iga kord, kui näen mõnd radiaatorit, ilmsi või unes. Ja ma ei mõtle neid valgeid esimestest antilatest tellitud, ei saa peita do not cover kleepsuga elektritoidulisi huugajaid. Ma mõtlen püsivamat väärtust, ma mõtlen Malmist Madonnat. Igas põhikooli koridori aknasopis ma mõtlen raudkolakat, mille esimesi värvikihte ükski õpetaja ei mäleta. Sina oledki minu lapsepõlv kollases koolimajas, kus igal korrusel leidub mõni poiss või tüdruk, kelle põlvel radika küljest lahti ei tulegi. Ja mul kuivab sülg kurku, kui mõni täiskasvanu ootab põhjalikku seletust, et miks ma klassiõele midagi ütlesin. Ema ütles, et enesekaitse on lubatud, aga kõige kindlama peale minek on ikka vahetund radiaatori seltsis, sest siis ei tule kellegi teise emakooli. 3B, 4B, 5B, 6B, uskumatu, aga ka 7B, 8B, 9B ja niigi vedas, et poisse ei ole, muidu saaks rusikatega ka. Põhikooli lõpuks olin silmside vältimise Euroopa meister ja parkisin end vahetunni alguses radika külge, nagu ikka. Vaatasin 3. korruse aknast, kuidas inglise keele õpetaja autol signa maha võtab ja minema sõidab keset päeva. Veab tal. Ühel hommikul oli keegi peaukse kõrvale kirjutanud markeriga kollane hullumaja. Ja mina mõtlesin kõigepealt, et issand kui jube. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas sa teadsid? Kes see inimene on, kes teab seda päriselt? Vaatasin kõiki koolikaaslasi sel päeval teisiti ja tundsin mingit kauget ühtsust selle tõetera kirjapanijaga. Teadsin, et ta pole minu klassist. Minu klassis ei ole nii intelligentsid inimesi. See peab olema keegi vanem, võib-olla 9, sest ainus võimalus läbi lüüa on 9. klassi saada, sest siis sa tead, et see on viimane aasta antud juhusliku komplekti inimestega, kelle suhtumine sinusse määrab sulle hoiakut terveks eluks. 15. eluaastaks teadsin 3 erineva välimusega radiaatorist ja 18 haigusest, millesse sooviksin, et nakatuksid ja seetõttu enam kooli ei tuleks. Olen ka soovinud, et sinu last kiusataks samamoodi. Et sa näeksid, kuidas ta kannatab või et sa hoopis ei tunnekski huvi ja ta kannataks veel rohkem. Võib-olla oleksime sinuga järgmistes eludes hoopis headeks kaaslasteks. Hoiaksime kiusajate eest kokku, sööksime radika ääres täistera rukkipala ja aprillipäike paistaks peale ja see tähendaks, et kooliaasta lõpuni on ainult paar kuud veel. Võib-olla oleksime koos kiusajad, näriksime peale tunde jäetuna koos ärevusest pliiatseid ja saaksime veremürgituse. Grafiit oli suus ja kepp oli käes. Tahaks naerda selle kõige üle ja seltskonnas naerangi. Mõni praegune tuttav räägib, kuidas ta käib meeleldi kooli kokkutulekutel ja mul jääb omaenda kurku kinni. Täiskasvanuna proovin siis teadvelolekule ja heasoovlikkusele vastavaid manifesteerimise võtteid. Ma soovin sulle ilusat köögimööblit. Head šampooni, mis sind üllatab. Ma soovin sulle erilisi õhtuid kallite inimestega. Usu või mitte, ma soovin sulle head seksi, lühikesi ravijärjekordi, soovitud pikkuses varbaküüsi, stabiilset sissetulekut. Ma soovin, et oleksid sündinud teises linnas. Ma soovin, et oleksin olnud värvimull radiaatori küljes, kuhu su helesiniste karvadega kampsun oleks vahetunnist takerdunud, kuid see olekski jäänud meie ainukeseks kokkupuuteks. Ma võiksin alustada uut elu sinu ilusas köögis, ma võiksin olla selle kraanikausi aluse kapi nupp, ma võiksin olla sellel ringil prügikastist 1 liigutuse võrra eespool. Ma vaataksin, kuidas sa oma lapsele rahuloleva ilmega banaani lõikad, sest sa oled vastutustundlik lapsevanem, kes teeb omalt poolt kõik, et su võsuke ei läheks paksuks, sest see on ilmselgelt kõige hullem asi, mis temaga juhtuda saab. Ja. Sina ja sinu uhkelt normaalkaalus poeg meenuta mulle, kui näen mõnd radiaatorit, ilmsi või unes. Ja ma ei mõtle neid valgeid esimestest antilatest tellitud, ei saa peita do not cover kleepsuga elektritoidulisi huugajaid. Ma mõtlen püsivamat väärtust, ma mõtlen Malmist Madonnat. Ma soovin, et sa teaksid, mida tähendab suur vahetund, kui sa kardad. Ja sa kardad nii, et sa ei tea isegi, et sa kardad, sest sa oled selle oma elupähe vastu võtnud. Ma soovin, et ma ei saaks teada, et see kõik päriselt juhtus. Kui ma suren, siis põletage mind ja puistake tuhk vana metalli nende samade radikate juurde, kui selliseid siis veel kuskil on. Ma tahan neile rääkida, mis kõik vahepeal juhtus.
Me oleme kõik lõpuks jäädavalt koos, me sööme metsmaasikaid, me vastame koos laste kirjadele, kirjutame neile, et ärge andke alla. Et see tundub võimatu, aga sul on veel kunagi võimalik kogeda midagi enamat kui ebaõigluse sihtasutus vabalt valitud Eesti linnas täiskasvanute ignorantse, kuid järjekindla järelevalve all.